Ja järgmisena on sõna Eero Etneril, kes räägib siis kunstniku kanoniseerimise teemal. Palun. Tere, head kohalviibijad! Pean ilmselt tänase päeva kõige silmakirjalikum ettekande, sest tahaksin rääkida kas just kriitiliselt, aga küsivalt millestki, millele ma ise olen usinalt siin viimastel aastatel kütet andnud, ehk siis Konrad Mägi kanoniseerimisest. Täna, 140 aastat tagasi, sündis siis siit umbes 30 kilomeetri kaugusel Konrad Mägi, kes tol hetkel oli taluperenaise ja mõisavalitseja poeg, aga keda täna nimetatakse, nagu kiire guugeldamine ütles, Eesti kõigi aegade olulisemaks kunstnikuks, Eesti kunsti suurkujuks, aga ka maaliklassikuks, väljapaistvaks meistriks, Eesti kunsti suurmeheks, Eesti parimaks maastikumaaljaks, aga ka meie kuulsaimaks kunstnikuks. Ja Tallinnas hotellis Palass asuv restoran Konrad alustab oma tutvustust lausega: Konrad Wilhelm Mägi võib pidada Eesti kunsti imeks. Ma olen selles hotellis ööbinud, ma olin seal mõned nädalad tagasi, sest ma olin neile kirjutanud mõned tekstid Konrad Mägi kohta, aga siis me otsustasime, et sularaha asemel arveldame ööbimistega. Ja see öö oli väga meeldiv, see voodi oli väga pehme ja voodi kohal oli repro Konrad Mägi maalist, merikapsad, õigemini ainult selle alumine osa, kus on kollased ja rohelised lilleõied ja kiviklibu, ja nagu Mägile nii iseloomulik oli näha isegi lõuendilõim nende pintstilöökide vahel. Magasin väga hästi ja sügavalt. Aga selle pakkumise, et raha asemel ööbimine, tegin ma ise, sest ma tahtsin füüsiliselt tunda, mida tähendab Konrad Mägi kanoniseerimine. Ja mida tähendab olla füüsiliselt, kehaliselt keskkonnas, kus kõik märgid viitavad sellele, et seda siin ei oleks, kui Konrad Mägi ei oleks kanooniline autor. Jacques Rancière ütleb ühe oma essee alguses: kunstile omistatakse sageli teatud vastupanujõudu. Tunnistan ausalt, ma tol hetkel edasi ei lugenud, sest mulle piisas sellest ühest lausest, et välja joonistada 4 võimalikku aspekti, miks ühe kunstniku kanoniseerimine võib olla ka negatiivsete tagajärgedega. Esiteks, seesama kunsti vastupanuvõime kodustatakse ja kunst, mille loomuses peaks olema vastupanu või opositsioonilisus, muutub iseenese vastandiks ja ta hakkab kinnitama üldiselt kokkulepitud elukorralduslikke põhimõtteid. Teiseks, lakkab eluterve kriitiline dialoog, kaanoni keres sulgub erinevate arvamuste vereringe ja asendub seisva veega, sest kaanoniga, nagu me kõik teame, ei vaielda, kaanonit imetletakse. Inimesest saab tõepoolest monument ja kunstist saab midagi hallitanud sepiku sarnast, mida küll distantsilt on huvitav vaadata, aga lähemat kokkupuudet keegi ei taha. Kolmandaks, huvitatud osalemine asendub huvitu naudinguga. See võib-olla natukene kattub ka eelmise punktiga, aga kui eelmine punkt ehk dialoogi puudumine on sageli selline isiklik praktika, ma ei mõtle, vaid ma usaldan seda, mida mulle öeldakse, siis huvitu nauding, tal on selged sotsiaalsed tagajärjed, ehk kui me kanoniseerime kellegi, siis vaatajad me muudame seeläbi passiivseks osalejaks ühes sotsiaalses ringmängus, mille reegleid dikteeritakse kusagil mujal. Piltlikult öeldes keegi on klaveri mängima pannud, keegi mängib muusikat, keegi on sammud ette näidanud ja siis me liigume mööda kokkulepitud trajektoori ja see kokkulepitud trajektoori mööda liikumine ei kinnita mitte ainult kunstiajaloolist kaanonit, vaid ka kuuletumist kanoniseerimisele kui säärasele. Ja neljandaks, kuna kaanoni olemuses on ainusus, kaanon ei salli enda kõrval teist kaanonit, siis hakatakse samastama mõnda väga laiapõhjalist nähtust just nimelt kaanoniga. Ehk kui keegi ütleb kujutav kunst, seostub see koheselt Konrad Mägiga ja ka nüüdisaegseid kunstipraktikaid hakatakse hindama seeläbi, kas ja kui palju ta vastab kaanoni poolt kehtestatud reeglitele, isegi kui need praktikad ei oma kaanoniga mitte midagi ühist. Ja siit on ainult sammuke edasi tõdemuseni, et on olemas õige ja vale, hea ja halb kunst ja muidugi on õige ja hea defineeritud kaanoni poolt ja vale ja halb selle poolt, mis kaanoni sisse ei mahu ja sinna väga palju ei mahu, sest sinna mahubki ainult kaanon ise. Aga enne kui proovida vastata küsimusele, kas ja kuidas oleks võimalik kanoniseerimisel tekkivaid ohte vältida, prooviks vastata küsimusele, kuidas see kõik on nii läinud. Ja tuleb öelda, et miski ei ole niisama läinud, vaid on tehtud terve rida teadlikke samme juba ammu, mis pidid kaasa aitama sellele, mida noor Mägi olevat öelnud oma isale, kui isa siis püüdis teda veenda, ära tee hullust, ära mine kunsti õppima, oli noor Mägi vastanud talle, kui sina sured, on kõik, aga kui mina suren, siis minu kunst elab igavesti.
Ma väidaks, et Konrad Mägi puhul astuti mõned kanoniseerivad sammud juba enne tema lahkumist ja esimeseks kanoniseerivaks žestiks ja ma defineeriksin kanoniseeriva žestina mingisugust rituaali, mis väljub kunsti loomulikust tekkekeskkonnast, nagu näitused, kriitika ja nii edasi, ja asetab kunsti laiemale sümboolsele väljale. Selline rituaal tehti näiteks 1921. aasta hiliskevadel, kui Eesti riik otsustas, et teatud kunstnikud ja teatud kunstiteosed tuleb üles pildistada ja nende abil siis välja anda suur pidulik album, mis tutvustab Eesti riiki. Ja välja valiti 23 autorit ja 64 teost, aga Konrad Mägi üksinda sai 10 maali reprodutseerimise õiguse. Olgu öeldud, et teisel kohal oli Nikolai Triik kõigest 5 maaliga ja teistelt autoritelt veelgi vähem. Ja selle žesti kaudu sisenes siis riik või teda esindavad eksperdid kunstiväljale ja valis välja siis autorid, kes teda kõige paremini esindavad ja andes Konrad Mägile umbes 15% eksponeeritavatest maalidest, said need 15% ühtlasi esimesteks kanoniseerivateks kivideks müüris, mis hakkas kerkima. Muidugi selle alguspunkti määramine on igatepidi tinglik ja vaieldav, nagu kõik meie eludes, sest kanoniseerimine tõesti kõige olulisemalt algab ju selle märgi pinnalt ehk maalidelt ja näitused omavad siin kõige suuremat rolli. Ja kui Mägi ei oleks maalinud nii, nagu ta maalib või nagu ta maalis, on märgiline, et ma räägin temast tulevikus, siis ei oleks hakatud teda ka kanoniseerima. Aga antud juhul huvitavad mind just nimelt kindlalt ettevõetud rituaalid ja nendest järgmine rituaal oli muidugi 1925. augustis toimunud Konrad Mägi matused. Esiteks astuvad siin esiplaanile need, kes järgnevatel aastakümnetel hoolitsevad tema nime tutvustamise eest kõige rohkem, tema õpilased ja tema sõbrad, aga teiselt poolt saab siin alguse ka mütoloogiline kirjeldus Konrad Mägist. Juba matuste kirjeldusest enesest, sest meie ajani on säilinud kirjeldus Konrad Mägi matustest kui päevast, mil sadas kogu aeg lakkamatult vihma. Ja muidugi see vihm on midagi enamat kui vihm, ta on juba ka metafoor nutvale taevale, ehk kirjeldus vihma ladistavast Konrad Mägi matusepäevast räägib, et ei maetud pelgalt ühte kunstnikku, vaid kedagi, kellel isegi taevas järele nutab. Samas tuli talle hiljuti päevavalgele mälestuselt ühelt inimeselt, kes ise viibis neil matustel ja tema ütles, et tegu oli hoopis päikesepaistelise ja sooja päevaga, taevas ei itkenud ja kunstnik oli seeläbi inimene nagu iga teinegi ja maeti nagu iga teinegi. Ja võimalik, et tegu on lihtsalt erinevate mälukihtidega, võimalik, et vahepeal sadas, vahepeal ei sadanud, nagu ikka Eestis, aga see kogemata või meelega sündinud metafoor nutvast taevast jätkub kohe. Sest vaevalt oli Mägi lahkunud, kui ilmus ajakirja Looming number ja see oli tõesti peaaegu kohe, ja seda võib nimetada Konrad Mägi erinumbriks, sest seal ilmusid Mägi sõprade, Friedebert Tuglase, Gustav Suitsu, Julius Kentsi ja Alfred Vaga kurvad, igatsust täis väga emotsionaalsed mälestused Mägist, mis hõlmasid ajakirjast rohkem kui 20 lehekülge. Ja olgu öeldud, et kui suri kirjanik Eduard Vilde, siis seesama kirjandusajakiri pühendas talle 18 rida. Ja nendes mälestustes lansseerib Gustav Suits muuhulgas ka müüdi Mägi tee algusest, mis kõlab. Oli kord 6-aastane mõisavalitseja poeg Konrad Mägi. Kutsuti mõisasse linnast maalermeister oma sellidega. Vahtis poisikene mõisasaalis imestusega lae iluvärvimist. Ei tea mispärast, haaras ka teda vastupanematu soov meistri osavaid pintslitõmbeid jäljendada, värvida ja võõbata. Väike Mägi üleval töötavalt maalermeistrilt pinslit paluma. Meister ulatas kangekaelsele nurujale ihaldatud pinsli, aga käskis seda mitte sees, vaid väljas tarvitada. Prassib 6-aastane Konrad Mägi nüüd värvikäsitluse esmakordses ekstaasis. Kui tema eest hoiti seini ja kaitsti sambaid, kutsusid teda kivid, pakkusid pinda loodud asjad. Pinseldas mõisavalitseja vallatu poisikene õhinal enese meele hääks. Tuiskas tasuta mööda mõisa õue praktilise maalermeistri ja ta sellide lõbusaks irvituseks. Ja see on ainult üks müüdiloomise näide nendes 4 mälestuses. Ja seetõttu võib öelda, et vaevalt 6 aega pärast Konrad Mägi matuseid oli juba valmis konstrueeritud tänaseni püsiv kanooniline ja müütiline pilt Mägist, mille võiks lühidalt kokku võtta tõdemusega, et Mägi oli, nagu Gustav Suits ütleb, ühiskonna outloo, lindprii, pidevalt ümbritsevaga justkui konfliktis, pidevalt kannatav, aga tema looming on kõrgem kui argipäev, see on juubeldus, joovastus, pühitsus, kus ilmneb, nagu Mägi, ma ütleks, esimene ihukriitik Hanno Kompus kirjutab, elu. Ja tema kirjutas selle elu läbiva suurtähega.
Loomingus ilmunud legendid ei jäänud ainsateks, kohe peatselt ilmuvad ka Artur Atsoni mälestused ja samuti Mart Pukitsa kirjeldused ja viimase kohta on Eevi Pihlak tabavalt öelnud, Konrad Mäe eredad iseloomujooned olid kirjutajale sama tugevalt mällu sööbinud, nagu ta teosedki. Me näeme seega, et ülimalt kiiresti hakkas moodustuma üks trajektoor, mida võiks nimetada Mägi eluloo muutumiseks eraldiseisvaks objektiks. Ja selle trajektoori loogiline lõppjaam on juba 32. aastal ilmunud Mägi õpilase Rudolf Parise kirjutatud monograafia, mida võiks tänapäeval ilmselt kirjeldada sõnaga eksklusiivne, sest ta oli suureformaadiline, kõvade kaantega, põhjaliku allikatööga, värviliste reprodega ja õrnade suitsupaberist vahelehtedega, mis jäi kõige pidulikumaks kunstitrükiseks minu arvates mitmekümneks aastaks. Ja selle trükisega moodustub siis esimene Konrad Mägi kanoniseerimise alussambaid, mis püsib vankumatult tänaseni, ja selleks on kunstniku elulugu. Just kunstniku elu, tema iseloomujooned, tema vahejuhtumid ja seigad muutub kommunikatsioonivahendiks publikuga. Ja tekib täiesti omaette Mägi dramaturgia, mis loob osavalt kujundi kannatavast geeniusest, sest ka Mägi elu näidatakse geniaalsena ja ebatavalisena ning harukordsena. Ja seeläbi tekib Eesti kunstiajalukku esimene lääne-euroopalikust kunstikirjutusest tuttav tüpaaž kannatavast kunstnikust, kes on konfliktis ühiskonnaga ja leiab lohutust ainult kunstist. Tõsi, nagu kõigi klišeelike kujunditega, ka see vastab kahjuks suuresti tõele, sest Mägi oligi sageli ümbritsevaga konfliktis ja nagu ta ise kirjutab, ainult kunstist lohutust leidiski. Ja ma väidan ühtlasi, et kanoniseerimise nimel on samas seda printsiipi või tüpaaži ka üledramatiseeritud, saavutamaks emotsionaalsemat ja teatraliseeritumat kuvandit inimesest, kelle raskused paneksid meid talle kaasa tundma, temasse nii-öelda sisse elama, endaga samastama ja kelle vaprus raskuste kiuste suurepäraseid maale luua panevad meid omakorda teda imetlema ja endast või vähemalt teistest tavainimestest kõrgemaks pidama. Muidugi saab nõus olla, et Mägi hinges oli eksistentsiaalne auk, aga näiteks lood tema vaesusest või üksindusest ei pidanud päris kindlasti paika. Me teame näiteks, et tema sissetulekud olid märkimisväärsed, nii meeldiv on teise inimese rahakotti piiluda. Tema maalide hinnad olid nii kõrged, et vastasid Haapsalu linnapea poole aasta palgale ja vaevalt paar päeva enne seda, kui ta läks elu lõpul haiglasse, hoiustas ta pangas säärase summa, millega ta oleks saanud tasuda siin samas Raekoja platsi ääres asuva korteri 5 aasta üüri. Ja see oli üür, mida samas majas suutsid tasuda veel ainult advokaadid, endised linnapead ja suured ärid. Samuti võis ta tunda ennast hinges üksinda ja kindlasti tundiski, nagu me kõik, kuid tegelikult ei olnud ta kunagi üksi jäetud. Alates sellest, kui ta läks juba välismaale Peterburis, tegelikult enne seda Tartus, oli tal kogu aeg ümberringi sõbrad ja ühel hetkel lisandusid sõpradele veel ka õpilased, nii et kogu aeg tiirlesid Mägi ümber parvede kaupa inimesed, kes alati meenutasid teda väga hea sõnaga, ja nende inimeste mälestuste kohaselt ei kumanud Mägist mingit soovi teisi tõrjuda või end üksindusse mõista. Mägi tundis ennast üksinda, aga ta ei olnud üksinda. Ja lõpuks, kas me saamegi rääkida konfliktist ühiskonnaga, kui tegemist oli tunnustatud autoriga, kes kohe oma esimeste töödega leidis üldrahvalikku imetlust, kes oli Pallase kunstikooli direktor, tõeline autoriteet, keda kutsusid lõunale ajalehtede peatoimetajad ja kelle tuttavate sekka kuulusid endised ministrid, naisliikumise juhid ja kellelt ostsid või tellisid töid riigikohtunikud, poliitikud, korporatsioonid. Me ei saa rääkida siin Vincent van Goghilikust hüljatusest, aga sellest hoolimata on Mägi elulugu pakkunud erakordset huvi. Tänaseks on ilmunud 4 mahukat raamatut Mägi elust, vähemalt 2 korral on publitseeritud tema kirjavahetust, loodud on lavastus, mille peaosa täitja pälvis Mägi mängimise eest aasta parima meesnäitleja preemia. Skulptuuriga on tähistatud maja, mis asub siis kohal, kus kunagi asus maja, kus Mägi kunagi 3 kuud õppis, ja majale Tartus, kus asus Mägi ateljee, on asetatud mälestustahvel, lisaks raadiosaated, 2 dokumentaalfilmi ja nii edasi, nii et ma olen tõsiselt üllatunud, et Mägist ei ole veel valminud mängufilmi, nagu Leedu kunstnikust Tšurlionisest, mida ma püüdsin ka vaadata, aga sellel oli nii vähe jagajaid, et mu piraatprogramm tõmbab seda aprillist alates. Seega võib öelda, et Mägi elulugu on publitseeritud, markeeritud, visualiseeritud, dramatiseeritud ja poetiseeritud ilmselt rohkem kui ühegi teise Eesti kunstniku oma. Aga tuleb kohe öelda, et kanoniseerimise tingimuseks ei ole siin sugugi maht. See, kellest kujuneb kaanon ja kellest mitte, ei sõltu ainult mälestuste hulgast. Asetagem siia kõrvale näiteks Nikolai Triik, tema sõber, kolleeg ja ma arvan ka eeskuju. Ka temast on ilmunud 3 monograafiat, 3 väga põhjalikku kataloogi, aga ometi ei ole temast kujunenud samasugust kaanonit. Ja ma arvan, põhjus on lihtne, Konrad Mägi elu oli lihtsalt tunduvalt teatraalsem.
Tema ellu mahuvad anarhism ja üksindus, varane surm ja nälg, kannatused ja kuulsus, konfliktsus ja väikesed veidrad eripärad, ehk teisisõnu, kanoniseerimise eeltingimuseks on olnud Mägi eluloo teatraalsus, dramaatilisus, performatiivsus. Oleks Mägi elanud igavam elu, ei oleks me võib-olla täna üldse siin. Aga siit edasi liikudes võib väita, et küsimus ei ole igavuses ega isegi teatraalsuses, vaid emotsionaalsuses. Kõik, mis Konrad Mägiga seondub, on emotsionaalne. Ja see ei kehti ainult tema eluloo kohta, vaid ka, kui kirjutatakse Mägi maalidest, on see sageli väga emotsionaalne. Näiteks Hanno Kompus kirjutab: õppisime Mäge tundma taidlejana, kes tallamatuid radu käib, puutumatut pinda kaevab, kes inimese hinges üliisikulisi jõudusid näikse aimavat, mille võimust võimata hoiduda, mis mingi kosmilise seadusena tegutsevad. Või ka kõik elab, liigub, sünnib, sureb, ajab end metsikult üles või tõmbab end aralt kokku, karjatab võikalt või vaikib õudselt, kuhjunud teist salapärast jõudu, mis 1000 võrra asjadesse kildununa neis samus kildudes iseenesega heitlemas. Need dramaatilised, ennekõike aga emotsionaalsed kirjeldused Mägi maalidest vastavad sarnasel emotsionaalsel toonil loodud kirjeldustele Mägi elust. Ja selles emotsionaalsuses moodustub ka kaanon, vähemalt laiema publiku jaoks. Sest tundub nii, afektid konstrueerivad mitte ainult kellegi olulisust või tähendust, vaid ka kellegi või millegi kaasahaaravust palju tõhusamalt kui ratsionaalsed kirjeldused rahulikust elust ja analüüsid mõistusepärasest kunstist. Tõsi, vähemalt üks erand torkab silma, kui me võrdleme Mägi tüpaaži siis Lääne-Euroopa sellise Van Goghiliku tüpaažiga. Ja see on see, et kui Van Goghi või ka teiste sarnaste autorite puhul rõhutatakse kanoniseerimisel või müüdi loomisel väga nende haigusi, siis Mägi puhul see nii ei ole olnud. Näiteks Eivi Pihlak, kes on kirjutanud siiani ületamatuks jäänud monograafia Mägist, puudutab Mägi elu lõpuaastaid tumestanud haigusele oma 200 leheküljelises monograafias 3,5 lehekülge. Ta libiseb üle pieteeditundeliselt üle Mägi haigusest, õigemini selle täpsest nimetamisest, süfilisest, kasutades selle asemel eufemisme nagu halvenenud tervislik seisukord, haiguse esialgne diagnoos ei olnud päris täpne või ka paha enesetunne. Sama lugupidavalt suhtub Mägi eluloo antud seika ka Maie Raiter, kes keeldub samuti haiguse nime mainimast, tuues diagnoosina välja progressiivse paralüüsi, ja kuigi ta kasutab illustratsioonidena väljavõtteid Mägi haigusloost, siis mitte neid kohti, kus räägitakse haigustekitajatest. Tuleb aus olla, kõige rohkem olengi teise inimese haigust avalikkuse ette tarinud mina, mis parata. Ma olen mõelnud, et miks Mägi haigus ja äärmiselt dramaatiline surm ei ole kanoniseerimisprotsessis osalenud ja selle üle on ausalt öeldes väga hea meel. Ja mulle tundub, et küsimus ei ole siin mitte ainult selles, et Eestis kellegi kanoniseerimisel tahetakse haigused kõrvale jätta, no me kõik hästi teame Juhan Liivi mütoloogiat, võib küsida siis, kas äkki Eesti kunstiajaloos tahetakse haigused kõrvale jätta ja võib-olla see vastab tõele, et kui kunstnikest kirjutatakse, siis enamasti ikkagi asjast, mitte nende haigustest. Aga võib-olla on tegemist veel ühe kultuurilise eripäraga, ehk kui me teame, et lääne kunstiajaloos sageli ka kunstnike seksuaalsus on üks osa müüdiloomest, siis Eestis see nii ei ole. Ja kordan üle, et selle üle võib minu arvates ainult rõõmustada, sest kui ma tegin hiljuti ekskursiooni Konrad Mägi näitusel, siis publikult, keda oli umbes 100, tuli 3 küsimust. Esimene küsis, kas ta oli narkomaan ja teised 2, kas ta oli homo või hetero. Ja kui need saavad määravaks kunstniku mõõtmisel, siis parem jätkem mõõtmata. Teine Konrad Mägi kanoniseerimise alussammas on olnud kujutlus temast kui õpetajast ja õpetajast siis suure tähega. Sest juba esimene kanoniseeriv rituaal, mille õpilased pärast tema surma läbi viisid, ei käsitlenud Mägi lihtsalt pedagoogina, vaid müütilise meistrina ja siin jällegi meister peaks olema suure algustähega. Ja see rituaal nägi välja nii, et vähemalt 2 esimesel surma aastapäeval süütasid õpilased pallase eest tõrvikud ja kõndisid läbi öise Tartu Mägi hauale. Ja see tõrviku rongkäik õpetaja hauale oli ühelt poolt mälestusüritus, mis oma dramaatilisuses viitas nukrale tõsiasjale, et leinast ei ole üle saadud ja ilmselt ei saadagi. Lahkunud on keegi, ütles see rongkäik, kelle mälestamiseks sõnadest ei piisa, on vaja mingit rituaali või žesti, aga ma juhiksin tähelepanu ka rongkäigu marsruudile. Õpilased ei kogunenud niisama Mägi hauale, nad ei alustanud ka Mägi ateljeest, mis oleks tegelikult natukene lühem olnud, vaid nad kogunesid just nimelt kooli juures ja läksid sealt oma õpetaja hauale.
See vaikiv ja ussina looklev tuledemeri läbi öise Tartu sõlmis seega postmortem kokku kooli ja õpetaja, Pallase ja tema esimese direktori, justkui proovides sümboolselt ning rituaalselt taastada õppejõu ja koolisidet. Ehk kuigi Konrad Mägi oli surnud, ühendati teda endiselt kooliga, ei lastud tal sealt lahkuda, paluti tagasi. Õpilased ei käinud seega ainult oma õpetajat mälestamas, vaid defineerisid jätkuvalt kogu Pallase kooli läbi Konrad Mägi ja sellele järgnesid väiksemad ja suuremad žestid. Väiksemana ma nimetaksin Konrad Mägi ühe esimese õpilase Aleksander Vardi otsust 30-ndatel osta suvekodu Hellenurme ja Hellenurme oli Konrad Mägi sünnikoht. Ja suure žestina seda, kui 40. aastal nimetati Pallase kunstikool Konrad Mägi nimeliseks riigi kõrgemaks kunstikooliks, kuigi seal olid ka igasugused poliitilised põhjused. Aga peagi ei ole küsimus ainult ühe institutsiooni ja tema endise õpetaja pühitsevas suhtes, vaid järgmistel aastatel saab kontuure juurde ka kujutlus Konrad Mägist kui laiemalt kogu Eesti maalikunsti õpetajast või meistrist. Ja laieneb Mägi õpilaste ring, lisaks reaalsetele Mägi õpilastele, kes tema juures õppisid, lisanduvad ka imaginaarsed, kujuteldavad, need, kes on õpilased mitte Mägi, vaid Mägi müüdi juures. Kahe näitena Enn Põldroos on meenutanud, kuidas perioodil, kui Mägi teoste avalik näitamine oli keelatud, siis tema ja kaasõpilased käisid salaja Mägi teoseid vaatamas. Ja Olev Subi, kes on alati Konrad Mägi tähtsust rõhutanud, kes on öelnud, et ta ise ei tahtnud maalida samamoodi nagu Konrad Mägi, sest see tee oli ületamatu tema jaoks, aga kes pidas samuti täpselt samu väärtuseid oluliseks nagu Konrad Mägi. Ja neist üksikutest näidetest kujunes siis millalgi, ja ma oletan, et see millalgi tähendab 70-ndaid, tõesti laiem Konrad Mägi kui kogu Eesti maalikunsti mingil moel defineeriv või iseloomustav kaanon. Ja kuidas täpselt see kanoniseerimine käis, ma arvan, seda on võimatu lõplikult kindlaks teha, kuluaarides tehti ilmselt palju asju, paljud sammud ilmselt ei tundunudki kanoniseerivana, aga ma ütleksin, et ilmselt mängis väga suurt rolli see, et 2 70. aastate kõige olulisemat kunstiajaloolast, Eivi Pihlak ja Mai Levin, pühendasid väga suure jõu Konrad Mägi uurimisele. Mai Levin kureeris 78. aasta rohkem kui 100 maaliga suurnäitust ja Eivi Pihlak avaldas järgmisel aastal tema monograafia. Ja leiangi seetõttu, et 70. aastate lõpuks oli Eestis tekkinud foon või üldine arusaam, et just Konrad Mägi on see, keda tuleb esile tõsta mitte ainult värvika eluloo elanud kunstnikuna, vaid ka Eesti maalikunsti kanoonilise autorina, ehk kellegina, kelle haual peaksid tegelikult sümboolselt oma tõrvikuga käima kõik Eesti maalikunstnikud. Säärase kanoniseerimise kulminatsiooniks loeksin 78. aastat, täpsemalt tänast päeva, 40 aastat tagasi, mil tähistati üleriiklikult Konrad Mägi 100. sünniaastapäeva. Just täna, 40 aastat tagasi, avati Eesti Kunstimuuseumis hiigelnäitus, raadiost lasti eetrisse spetsiaalne raadiosaade. Näituse avamisel esitasid kuulsad näitlejad Eivi Pihlaku poolt kirjutatud stsenaariumi Mägi elu kohta. Järgmisel päeval kinnitati Mägi kodumaja külge mälestustahvel ja asetati pärg tema hauale. Ülejärgmisel päeval toimus teaduskonverents, mille avas ENSV kultuuriminister. Pressiti valmis juubelimedalid ja need jagati 10 kaupa, tõsi mitte kunstiinimestele, vaid vabariigi kõige olulisematele inimestele, teiste seas kommunistliku partei juhtidele ja ministritele. Ajalehtedes ilmusid artiklid, esilinnastus dokumentaalfilm, vermiti spetsiaalne lainemotiiviga rinnamärk, mälestusõhtutel esinesid riikliku teatri näitlejad ja muusikud mängisid Bachi, Hendelit ja Debussy'd. Säärane orkestreeritud rituaalsus, mis täna 40 aastat tagasi haaras endale lisaks kunstimaailmale ka mälu, massimeedia ja poliitika, ei olnud varem tabanud ühtegi teist Eesti kunstnikku ja nende žestide lõpptulemuseks jääb 79. aastal asutatud Konrad Mäe medal, mida hakatakse andma statuudi järgi kunstiteose, teoste seeria või näituse komplekti ees, mis on märgatavalt rikastanud Eesti maalikunsti, aga sisuliselt kujuneb sellest olulisim Eesti maalikunsti auhind ehk preemia, mis omakorda kanoniseerib mõnd maaljat. Ja see uus traditsioon konstrueerib lõplikult kujutluse Konrad Mägist kui Eesti maalikunsti esiisast. Need 2 printsiipi, Konrad Mägi elu poetiseerimine ja tema defineerimine Eesti maalikunsti ürglättena, on olnud siis vundamendiks Mägi kanoniseerimisel nii laiema publiku seas kui ka kitsamalt kunstimaailmas. Viimastel aastatel on tekkinud ka uued mehhanismid, näiteks Hotelli Palass otsus konstrueerida enda identiteet Konrad Mägi loomingu ümber, mis näitab, et Mägi on ka konverteeritava väärtusega kaubamärk, aga nendest ma väga hästi ei oska kõneleda, sest nagu öeldud, olen ka ise osaline. Homme kell 11 on mul Palassis kohtumine kokku lepitud, kus arutame veinispetsialistiga, millised veinimargid kõige paremini Mägi nimega siis klapiksid. Ja selget vastust mul siin ei ole, ei veinide asjus ega miks ma seda kõike teen.
Aga lõpetuseks sooviksin kirjeldada mõningaid võimalikke väljapääse mägi kanoniseerimisega seotud ohtudest, aga oleks ju väga tänulik, kui neid väljapääse tekiks veel. Esiteks, mägi loomingu avatus pidevale dialoogile. Kui väita, et kanoniseerimise suurim oht on kellegi pärandi tunnistamine veatuks ja täiuslikuks, katkeb dialoog ja katkeb ka tõlgenduste vereringe. Suurepäraseks näiteks dialoogi avamisest on näiteks 8 aastat tagasi Eesti Kunstimuuseumis toimunud Tiina Aabeli kureeritud näitus, kus mägi looming kontekstualiseeriti esmakordselt lääne kunstiajalukku, tuues tema kõrvale Lääne-Euroopa autorite teosed. Säärane pidev uute tõlgenduste pakkumine, uute kontekstide pakkumine hoiab dialoogi lahtisena, tõlgendused vabad, pakub pidevalt uusi nurki ja ütleb ühtlasi, et ühtegi senist nurka ei tasu võtta lõplikuna, kanoonilisena, vastuvaidlematuna. Ja ausalt öeldes sel põhjusel toimub ka tänane ettekannete päev, et leida vaatenurki, mida seni leitud ei ole, ja olgu see tänane päev siis väike vastupanu tänasele päevale 40 aastat tagasi, kui Konrad Mäe mälestusmedal kinnitati Arnold Rüütli kuuereväärile. Teiseks, ma arvan, et me võiksime leida rohkem viise, kuidas viia vaataja kontakti mitte mägi müüdiga, vaid tema teostega. Proovida konstrueerida või tagasi kutsuda see hetk, kui inimene on kahekesi kunstiteosega ja puhastada selle hetke ümbert kõik võimalikud osundavad suunavad tõlgendused. Või kui need tõlgendused on, siis nad võiksid väljendada ka konfliktsust, tõlgenduste omavahelist konfliktsust, vastuolulisust, vaieldavust. Vaataja viimine läbi mütologiseeritud džungli tagasi kunstiteose juurde tähendab muidugi ennekõike võimaluste pakkumine, kuidas inimene saaks kunstiteost jälle kogeda, aga lisaks näitustele ja püsiväljapanekutele tähendab see ka laiemalt pidevat kutset siirduda tagasi mägimaalide pinnale, ehk eelistada mägimaalide faktuuri tema eluloole, mägi pintslikirja tema haigusele, mägi loodusnägemusi tema tähtsusele, sest ainult seal mägimaalide juures on võimalik kaanonist vabaneda. Kolmandaks, mida minu arvates on ka tehtud, on tehtud, mägi ei ole rakendatud üldiselt aktsepteeritud diskursuste juurde, näiteks rahvusluse külge, sest mägi looming selleks ka erilisi võimalusi ei paku, aga kui võrrelda näiteks mägi kanoniseerimist Wilhelm Purvitisega, Läti kanoniseeritud autoriga, siis Purvitise puhul on tehtud väga palju selleks, et väita, nagu tema defineeriks, õigemini tema looming defineeriks ka rahvust, on ära märgitud eraldi Purvitise sünnikoht, seal on ka Maja muuseum, mis tegutseb, ja ühe Purvitise monograafia tutvustus ütleb sissejuhatuseks, me võiksime öelda, et Läti maastike neoromantiline kujutlus, mille Purvitis lõi, on muutunud rahvusliku identiteedi markeriks. Ja eriti tänasel päeval, kui rahvuslus on kahjuks hakanud muutuma normatiivseks kategooriaks, peaksime leidma ka teisi perspektiive selle kõrvale. Aga muidugi ainult siis, kui teosed ise seda toetavad. Kokkuvõtteks, kui meil nii õnnestub mööda põigelda sellest, et Konrad Mägi hakatakse võtma vastu vaidlematu kaanonina, siis õnnestub meil ehk 2 asja. Esiteks õnnestub meil panna üles talle monumente, korraldada kontserte, anda välja raamatuid, korraldada näituseid ja teha veel muidki asju, kuna need tutvustavad tema loomingut. Aga laiemalt juhatavad ehk ka publiku kujutava kunsti juurde viiva teeni, mis, nagu me kõik teame, on Eestis tunduvalt rohtunum kui teatri, kirjanduse või muusika juurde. Ja teiseks, võib-olla õnnestub meil siis olla natukene truumad ka Konrad Mägi enda anarhistlikule vaimule, mis kaanonitest eriti midagi ei pidanud, või nagu on meenutanud Aleksander Vardja oma õpetajat, Mägi ei sallinud koolisüsteemi kunsti õpetamisel. Selle poe peame kinni panema, läheb kooliks kätte. Aitäh! Suur tänu Eerole väga huvitava ettekande eest ja teie silme all tahaks õnnitleda Eerot eilse tähtsa päeva puhul. Nimelt oli sellel noorel mehel juubel eile. Et palju õnne, Eero, ja ole ikka sellel lainel, et ühiselt tutvustada maailmale Konrad Mäge. Ja anda Eerole veel üle ka üks raamat Konrad Mäest, aga see ei ole tema enda kirjutatud. Et ole hea. Ja isiklikus plaanis tahaks veel seda ka öelda, et
et kuidagi hea tunne on, et mina vaimustusin Konrad Mäe fenomeenist siis, kui ma olin 10-aastane ja sõna kanoniseerimine veel ei teadnudki. Sõna kanoniseerimine ei teadnud. Aga läheme siis edasi ja järgmist esinejat Eero tutvustab. Ma ei saa hästi. Hea küll. Lähme siis selliselt edasi.